Tere tulemast vaatama e-agronoomi videote seeriat. Käesolev video annab sulle parema ülevaate meist ja meie tarkvarast, kuidas e-agronoomis tegutseda, kus miski asub ja miks see just seal asub. E-agronoomi esimese versiooni arendas Robin, kes aitas oma isa talu hallata, kuid ei leidnud mitte ühtegi piisavalt head digitaalset lahendust, mis just nende vajadustele vastaks. Nagu sa näed, siis meil on tõsi taga, kui ütleme, et meie tarkvara on põllumehelt põllumehele. E-agronoomi on võimalik avada iga veebilehitsejaga ning tänu sellele, et see on veebis, näed sa ka kohe igat muudatust. Näiteks sinu töötaja märkis töö tehtuks, juba järgmine sekund on sul oma arvutis ülevaade, mida ta täpselt tegi. Ühtlasi on sul võimalik luua kontot kõikidele oma töötajatele. Meie eesmärgiks on erinevate tööriistade abil pakkuda sulle võimalust analüüsida ja hinnata, mis on oluline, et saaksid oma ettevõttes toimuvast põhjaliku ülevaate. Süsteemi kasutades täidavad vajalikud aruanded end ise, mille saad sina kätte ühe klikiga. Tänu sellele on sul võimalik säästa nii aega kui ka raha. Hakkame pihta! Avaleht on esimene vaade, mida sa e-agronoomi sisenedes näed. See on loodud, et anda sulle oma ettevõttest üldine ja päevakohane ülevaade. Erinevate e-agronoomi moodulite vahel liikumiseks kasuta vasakul asuvat menüüd. Alustame põldudest. Siin saad neile sobivad nimed panna. Sul on võimalik vaadata põldude detaile, sealhulgas mineraalainete sisaldust mullas, kaarti ja teisi näitajaid. Põllud on kõige edaspidise aluseks ning siin on sul võimalik neid lihtsalt hallata. Kui põldudega on kõik korras, saame edasi liikuda kultuuride lehele. Siit peale peaks e-agronoomi lehel liikuma tööde järjekord vasakul esitletud menüüs ülevalt alla. Külvikorra eesmärgiks on anda sulle vajalik ülevaade planeerimiseks. Sul on võimalik näha, mida on varem kasvatatud ning avades mineviku vaate saad infot ka mulla huumusbilansi kohta. Kaart võimaldab sul paremini planeerida logistikat. Kultuuride lehe kasutamise kohta tegime ka detailsema video. Selle vaatamiseks kliki ikoonil, mis on ekraani paremas servas. Liigume allapoole. Selline on meie taimekaitseplaani leht. Siin on sul võimalik määrata oma taimekaitsevahendite kasutamise järjekord, et hiljem planeerides aega säästa. Ja loomulikult tööde planeerimine. Siin on sul võimalik paika panna, mida sa tõenäoliselt oma põldudel tegema hakkad. Mida detailsemalt sa seda täidad, seda täpsema kulude ennustuse saame sulle pakkuda. See on raha säästmiseks hea algus. Sama käib ka sinu mulla seisukorra kohta. Planeeritud töid näed sa tööde tegemise lehel. Tööde planeerimise lehe täpsema kasutamise kohta leiad video, kui klikid ikoonil, mis on ekraani paremas servas. Liigume edasi. Finantsplaneerimise all näed sa numbreid ja veel kord numbreid. Selle ideeks on anda üldine ülevaade ettevõtte finantsidest. E-agronoom ei ole küll raamatupidamisprogramm, kuid kõik moodulid on siiski seotud ka finantsplaaniga ning näiteks pärast toote lisamist lattu ilmuvad kulud ka siia. Ja loomulikult ladu. Pärast tööde planeerimist näed sa siin lehel kõikide vajalike materjalide puuduolevaid koguseid. Sul on lausa võimalik siit samast oma puuduolevate koguste nimekiri poodidesse saata ja neilt hinnapakkumist küsida. Selleks on vaja ainult meiliaadress sisestada. See on loodud kajastamaks sinu lao hetkeseisu. Põldudel kasutatud koguste nägemiseks on vaja vaid toote peal klikkida. Kogu ajalugu annab ülevaate, kui palju oli mingit materjali alguses, millal seda kasutati ning millal seda uuesti lattu lisati. Üksiku töö lisamine aitab sul ootamatustega toime tulla. Näiteks märkad sa keset kiiret hooaega, et mõni kultuur on haigusega nakatunud ja pead kiiresti tegutsema. Üksiku töö saad sa lisada igale soovitud põllule. Tööde tegemise lehel on sul võimalik töid tehtuks märkida ning neile ka töötajaid määrata. See leht leiab kasutust kogu hooaja vältel. Selle asemel, et näiteks töötajatele helistada või töödega sedeleid jagada, on sul võimalik määrata neile tööd süsteemis ning nemad näevad oma telefonis nimekirja töödest, mis vajavad tegemist. Põllul olles on väga mugav kasutada e-agronoomi telefoni äppi. Sul on võimalus näha, kus su töötajad asuvad, märkida töid tehtuks ning hallata koristustöödel koormaid. Tööde tegemise lehe kasutamise kohta leiad detailsema video, kui klikid ikoonil, mis on ekraani paremas servas. Koristamise leht pakub head ülevaadet hooaja tähtsamast tegevusest ja hiljem analüüsi võimalust, kui hooaeg on läbi. Hooaja kestel näed näiteks ligikaudset päevade arvu, mis koristamisele veel kulub ning kui palju kuiva seemet juba kogunenud on.
saagikuse analüüsist on kindlasti palju abi. Sellel lehel on sul võimalik võrrelda ükskõik millist 2 põldu. Sa saad võrrelda, mida ja millal sa kummalgi põllul tegid ning miks üks on teisest parem. Meie eesmärgiks ongi sulle pakkuda võimalikult palju infot tehtud tööde ja mulla kohta, et saaksid järgmise aasta aluseks võtta selle aasta edukad otsused. Ka koristamise ja analüüsi kohta on sul võimalik täpsemalt videot vaadata ning lingi selleks leiad taaskord paremalt. Failide impordi ekspordi lehel saad paari klikiga kätte nii PRIA põlluraamatu kui väetusplaani. Genereeri omale sobiva aasta aruanne ja laeda alla. Aruande koostamiseks kulub ainult paar hetke ja aruanne ise on juba sulle tuttavas formaadis. Nonii, see peaks e-agronoomi sinu jaoks sissejuhatavalt kokku võtma. Nüüd sa tead, millises järjekorras on hea täitmist alustada ning millist infot tänu sellele omakorda meilt saad. Kui sul on küsimusi, siis kirjuta meile. Lammast ei ole, kuid meil on oranž mull all paremas nurgas. Aitäh vaatamast! Meil on ka teisi videosid, kus juures järgmine peaks juba olema seal vasakul pool. Kliki allpool olevat punast nupukest telli, et ka edaspidi meie videosid näha. Ja ära siis unusta e-agronoomi sisse logida, et kõiki teadmisi, mis oled nüüd saanud, koheselt ka rakendada. Jõudu tööle!